Rivikord on liputoimkonna kui rivilise üksuse lahutamatu osa, mistõttu peab see olema kõigil ühtne. Erinevates maailmajagudes on erinevad rivikorrad. Millise iga toimkond valib, on iseasi, kuid see peab olema kõigil ühtlane, korrektne ning teiste toimkondadega sünkroonis. Selles videos käsitleme tavalisi rivikorralisi käsklusi. Ühed harilikumad käsud on valvel ja vabalt. Valvel on rivikorralise üksuse baasasend, millest on võimalik liikuda järgmiste käskude täitmisele. Pilk on otse, selg sirgu, käed kõrval, põlvedest veidi krõnksus ja jalad koos. Selles asendis ringi ei vaadata. Vabalt on puhkeasend, mis antakse, kui peab pikemalt seisma või kui pikema ajaperioodi vältel pole uut käsklust oodata. Vabalt asendis hoiab parem käsi rusikas vasakut kätt. Käed on vöö peal. Jalad on õlgade laiuselt ja põlved on õrnalt krõnksus. Mõlemasse asendisse astutakse parema jalaga. Vabalt asendist käsklusi vastu võtta ei saa. Esitisele võtt. Käsu täitmiseks peab lippur olema valvel. Valvel. Esitisele võtt. Marssimise käsk on Edasi marss. Marssimist alustatakse vasaku jala pealt. Käsklus toimkond seis peatab marsi. Toimkond seis. Rivi jääb paigale marssima, teeb 3 lisasammu ning lööb marsi parema jalaga kinni. Toimkond seis. Vasak pool. Kuuldes käsku vasak pool või parem pool, pöörab lippur end 90 kraadi vastavas suunas enda vaatepunktist. Et sooritada pööret vasakule, peab tõstma oma vasaku päka ja parema kanna. Sellest asendist peab lippur pöörama end 90 kraadi vasakule, tuues tagant ette päka peal oleva jala. Parem pool. Et sooritada pööret paremale, peab lippur tõstma oma parema päka ja vasaku kanna. Sellest asendist pöörab lippur end paremale, tuues tagant ette oma vasaku jala. Ümber pöörd. Ümber pöörd. Käsklust ümber pöörd täidetakse järgnevalt. Lippur astub parema jalaga väikse sammu ette, tõstab parema jala kanna ja vasaku jala päka ning pöörab end 180 kraadi üle oma vasaku õla, tuues parema jala vasaku kõrvale. Esitisele võtt. Käsklus esitisele võtt antakse, kui tseremoonial on vaja mingile tegevusele, kohale või isikule au anda. Käsi on 90 kraadi, nimetissõrm ja keskmine sõrm asetsevad teklinokal. Esitisele saab võtta ka kätt kõrvale tuues. Esitisele võtt. Käsi on 90 kraadi, sõrmed on sirged ja osutavad teklinokale. Eesti Vabariigi hümni ajal on müts alati käe peal, isegi kui muidu kasutab toimkond käe kõrvale toomist. Toimkonda saab paari sammu võrra liigutada järgnevate käskudega. Samm paremale marss. Samm vasakule marss. Ühesammuliste käskude täitmisel lüüakse kinni jalg, mis maha jääb. Sama käsklust saab kasutada ka edasi ja tagasi liikumisel. Samm edasi marss. Samm tagasi marss. Vabalt. Lisaks saab sammude kogust muuta, pannes käsu ette numbri, mitu sammu peab tegema. 2 sammu paremale marss. 5 sammu edasi marss. Rohkem kui ühesammulisel liikumisel peab alati lööma kinni parema jala. Edasi marss. Treppidest üles alla marssimisel on samuti oma etikett, mida peab rivikorras pingsalt järgima. Treppidele peab astuma vasaku jalaga. Mõnikord on seda keset marssimist ebamugav teha, mistõttu on mõistlik teha eessamm enne trepile astumist. Rivikorda ei saa lihtsalt astuda. Selleks peab lipp või ülem andma vastava käsu rivineda. Toimkond rivineda. Selle käsu peale reageerivad lippurid kiiresti ja moodustavad rivi.
lippurid asetavad parema rusika puusale ning taganevad senikaua, kuni on parempoolsest lippurist küünarnuki kaugusel. Kõige parempoolne lippur seisab valvel. Pärast seda käsku kõlab käsk valvel, mille peale langetatakse käed. Valvel! Nüüd on toimkond valmis vastu võtma kõiki teisi käske. Rivikorrast saab lahkuda, kui antakse käsud vabalt, rivitult. Vabalt! Rivitult! Valvel! Toimkond rivitult! Käsk rivitult toimib vaid juhul, kui toimkond on vabalt. Valvel asendis rivitult võtta ei saa. Kui lippur tunneb, et ta on minestamise äärel, tuleb võtta järgnev positsioon. Lippur laskub vasakule põlvele, asetab parema rusika maha ja vasaku käe põlve peale. Et sääraseid olukordi vältida, peab enne igat üritust olema välja puhanud, söönud ja vett tarbinud. Kasulik on võtta kaasa reservlippur, kes säärastes olukordades saab lipuvalves langenud lippurit asendada. Eelkäsklust toimkond kasutatakse, kui antakse esimene käsk. Toimkond valvel! Kui on vaja täita mitut käsklust järjest, siis hüütakse eelkäsklust toimkond kõige esimese käsu ette ja ainult üks kord. Toimkond parem pool, vasak pool, ümber pöör. Eelkäsklust võib alati kasutada marssimise alustamisel ja lõpetamisel.